Tuleviku ennustamine pole mingi teadus. Kui ma Detroitis töötasin, siis katsetasin pisut firma juhtidega ja selgus päris kiiresti, et ennustustehnoloogiat, mida kasutasime, polnud seda pingutust väärt. Päris juhuslikult mõned ennustasid paremini ja teinekord halvemini. Aga ikkagi ma tahan täna rääkida tulevikust. Mitte homsest ja ülehomsest, vaid sellest tulevikust, mis meid ootab aasta või 2 pärast. Sellest koroonaviiruse tulevikust. Ja sellest saame paremini aru mineviku perspektiivist. Praegune koroonaviirus pole muidugi ainus pandeemia, mida inimkond on põdenud. Kõik teame keskaja katkust, mis oli palju surmavam ja mille küüsis suri 1/3 kuni pool Euroopa elanikke. Keskaja katkulained tõid ühiskonnale muudatused, mis mõjutavad ühiskonda tänapäevani. Ja juba keskajal sai selgeks, et oli vaja haigeid ja terveid eristada. Oli ka selge, et arste oli vaja kaitsta. Tänapäevani meie ei saada sõdurit sõtta ilma kiivrite ja ilma püssita, kuigi Eesti on saatnud mitu nädalat arstid varustuseta sõdima. Keskaja katku arstidele muretseti kaitseriietust. Sellel pildil on näha keskaja katku arsti, kes on täielikult kaetud pealaest varvasteni. Näomaskil oli pikk nokk, mida täideti aromaatsete ainetega. Saksamaal katkuarsti nimetati doktor Schnabeliks või doktor Nokaks selle omapärase maski pärast. Selline kaitseriietus oli kindlasti efektiivne, sest oli ju disainitud Prantsusmaa kuninga Louis XIII peaarsti poolt. Aga tagasi katku tagajärgedele. Ülerahvastatud Euroopas talupojad olid oma isanda pärandvara ja sai töö eest vähe või mitte üldse tasu. Päris orjadel polnud ressursse. Nendel oli väga raske elu ja vaevlesid alatoitluse ja vaesuses. Pärast katku tööliste puuduse tõttu said pärisorjad vabalt liikuda teistesse mõisatesse, mis pakkusid paremaid tingimusi ja kus nad said sama töö eest rohkem tasu. Ja tööjõust meeleheitel maaomanikud pakkusid sageli tasuta tööriistu, elamispinda, seemet ja põllumaad. Nagu võiks arvata, valitsejad polnud üldsegi rahul välja kujunenud töökorraldusega. 1349. aastal üritas Inglismaa kuningas Edward III rahva saavutusi tagasi lükata, välja andes seaduse palkade külmutamiseks katkueelse tasemele. Aga tööandjate tööjõupuudusega uut seadust eirati. 1363. aastal võttis Inglismaa seadusandja parlament vastu päritoluseadused, mis keelasid mitte aristokraatidel kanda teatud tüüpi rõivaid. Näiteks lubati heal järel olevate talumeestel ja linnaelanikudel kanda ainult lamba, kassi ja küüliku karusnahka. Sooblinahka ja muid vääriskarusnahka tohtis kanda ainult Euroopa ülasklass. Aga kah nende seaduste jõustamine osutus võimatuks. Pärast katku linnad põdesid sama tööjõupuudusest. Nii kaubanduskildid ja käsitöökildid polnud ju piisavalt mehitatud ja oli vaja surnud sulased asendada. Nagu Tallinnas, talupojad, kes suutsid linnadesse põgeneda, võeti tööjõupuuduse tõttu vastu. Neid pärisorjaks tagasi ei sunnitud ja paljud leidsid gildides keskklassi ametid. Keskaja katkule järgnesid uued ja laienenud võimalused lihtsa ja vaese rahvale. Ja siis ainult 100 aastat tagasi võitles maailm mitte ainult Esimese maailmasõjaga, aga ka Hispaania gripiga. See gripp tappis 50 kuni 150 miljon inimest, rohkem kui see 40 miljon, kes arvatavasti suri sõja tõttu.
Ja kui ma juba Hispaania gripist hakkasin rääkima, see polnud mingi Hispaania gripp. See oli pärit Ameerikast. Arvatavasti Kansasi osariigist, ühest talust, mis kasvatas nii kanu kui ka sigu. Linnugripi viirus nakatas sigu ja sead nakatasid talupoegi. 2 teismelist talupoega sealt Kansasi talust astusid sõjaväkke ja läbi treeninglaagrite, auto, bussi, rongi ja laevatranspordi laienes gripp nii Ameerikas kui ka igasse riiki, kuhu ameeriklased astusid. Gripp nimetati Hispaania gripiks ainult sellepärast, et haiged sõdurid olid riikide saladus. Nii liitlasjõud kui ka keskvõimud ei tahtnud vaenlasele teatada, kui palju nende sõdurid põdesid hingamishäireid ja polnud võimelised ründel relva tõstma. Seega kõik riigid, mis Esimese maailmasõjas osalesid, hoidsid gripi olemasolu ja gripi langenute arv saladuseks. Hispaania ei osalenud Esimese maailmasõjas ja nende ajakirjandus kajastas gripi levikut. Ülejäänud maailm teadis gripist tänu Hispaania meediale ja jäigi mulje, et gripp oli Hispaaniast pärit. Aga päriselt riigid ristisid samat grippi, nagu neil parajasti sobis. Jaapani esimesed ohvrid olid sumomaadlejad ja Jaapanis nimetati grippi sumo haiguseks. Poolas nimetati grippi bolševik gripiks. Eks kõik valivad, keda süüdistada tahavad. Mina nimetaks COVID-19 rattaviiruseks või kiige koroonaks või Bergamo pidutsejate puhanguks. Ükskõik kuidas me 1918. aasta grippi nimetame, gripp kordas sotsiaalse distantseerumise õppetundi. Sõja lõpul, kui sõdurid koju tulid, olid ilmselge, et seal, kus võidupüha suurel hulgal tänavatel pidutseti, seal oli kah värske gripipuhang. Hispaania gripp õpetas kah, kui kiiresti laieneb hingamistee viirus. Sel ajal polnud õhutransporti ja kõige kiirem transport oli rong, aga ikkagi aastaga oli gripp laienenud üle maailma, isegi Vaikse ookeani saartele. Vanuatu saarel 90% elanikke surid. Samoa saartel surid 30% elanikkonda. Sealt õppisime, et uue nakkava hingamistee viirusega haiglad ei suuda hakkama saada. Samuti ei suutnud matusetalitajad ja surnuaiad hoolitseda laipade eest. Majanduskahju oli võrratu. Euroopas põhjustas gripp tervishoiusüsteemide laienemist ja arusaamist, et valitsustel on kohustus kaitsta rahva tervist. Raha panustati tervishoiu uurimistele ja sel ajal ju viirust ei tuntud ja arvati, et tundmatu bakter põhjustas surma. Üle maailma olid orvuks jäänud lapsed, kes vajasid hoolt. Tervislik elustiil haaras kujutlusvõimet. Tervislik toitumine, tervislikud eluviisid ja loodusega kooskõlas elamine tõusid tähtsuses. Ja muuseas, nii Saksamaa natsipartei kui ka Venemaa bolševikid hakkasid oma propagandas kasutama neid tervisliku eluviisi mõtteid. Neomaski kasutamine algas Aasias Hispaania gripiga. Maskidega haiged kaitsevad omakesi, et pisikud nendelt ei nakataks teisi. No, ma olen juba päris pikalt rääkinud nii keskaja katkust kui ka Hispaania gripi tagajärgedest, aga võta nüüd ette ja räägin, mida meil oodata COVID-19 puhangu järele. Kultuuris, majanduses ja poliitikas. Algan kultuuriga. Üle 25 aasta tagasi 852 hinge hukkusid parvlaev Estonial. Muist eestlasi mäletavad seda katastroofi ja paljud kaaluvad laevaga reisimist, kui seda tragöödiat meelde tuletakse. Peagi iga eestlane teab kedagi, kes hukkus. Tänapäevani mina ei vali endale tekialuse kajutit ja ei seila tormise ilmaga. Koroonaviirusega on tõenäoline,
et hukkuvad 10 kord rohkem meie kaasmaalasi. Seega meie mälestused viiruse pandeemiast mõjutavad paljude käitumist vähemalt järgmises põlvkonnas. Kui parvlaev Estonia vajus mere põhja, lõppes oht. Koroonaviirusega oht ei lõpe niipea. Puhangud vaibuvad, kui küllalt inimesi on nakatud ja siis terveks või saanud ja immuunseks või nad on vaktsineeritud. Muidugi see ei tähenda, et koroonaviirus on ühiskonnast eemaldatud. Need, kes pole nakatud ja need, kes pole vaktsineeritud, on veel ohus ja seilavad koroonaviiruse laeval edasi. Nendel on võimalik haigeks jääda, kui hingavad võõra hingeõhku või ajavad lähedat juttu haigetega. Kellel vähegi mõistust ja teadmisi, ei unusta sellist ohtu. Sellepärast peab kahtlema tuleviku massikogunemiste populaarsust. Ma kahtlen, et Pärnu Weekend Festival, Pühajärve jaanituli, lauluväljaku laulupeod ja suured rock-kontserdid meelitavad tulevikus publikut. Hirm kõrvalseisjate pärast ei kao kiiresti. Kui suured üritused ei suuda meelitada osalejaid, siis see muidugi tähendab, et laulu, tantsu ja muusikute sissetulekud langevad, kui nemad ei leia muud viisi, kuidas oma kunsti rahvale edastada ja selle eest tasu saada. Võib-olla oskavad mõned talendid jagada oma meelelahutust voogesituste kaudu väiksemate koduste pidudele, milles nad interaktiivselt suhtlevad väiksema seltskonnaga. On arvata, et täiskasvanute meelejahutamisasutused nagu baarid, restoranid jäävad kinni pikemaks ajaks. Ma räägin selle mõtte lahti veidi hiljem, kui arutan majandusefekte. Aga samuti ma arvan, et spa-kultuur ja jõusaalide populaarsus väheneb ja viiruse tagajärjel kaotavad sellised ärid rentaabluse. Meie peame arvestama sellega, et meie tervishoiusüsteem kannatab väga. Kahjuks arstid ja õed, kes töötavad viiruse kontsentreeritud keskkonnas, on suuremas ohus. Rahvusvaheline kogemus näitab, et umbes 20% nakatutest ja 20% surmajuhtumid tabavad just tervishoiutöötajaid. Arstide ja õdede puudus võib nõuda tervishoiusüsteemi ümberkorraldust. Näiteks nutiseadmetega võivad valvelauatöölised jälgida kodust ravi ja rohtude doseeringut või diagnostikat. Kindlasti haiglaravi ooteajad pikenevad ja on ohuks krooniliste haiguste põdejatele. Muidugi praegu oleks hea aeg tervishoiutöötajate puudusele mõelda. Lähis-Ida põgenikulaagrites leidub kogenenud arsti ja õdesi, aga Mardi ja Väike-Mardi poliitika pärast välismaa abitööjõudu kindlasti ei värvata Eestile appi. Ma kardan kah, et vanurite hooldekodud pole roosimannustele hea investeering. Hooldekodu õhkkond on nagu Petri nõu, milles kõiksugused bakterid ja viirused elavad ja kosuvad. Perekonnad, kes hoolivad oma vanematest, ei riski tulevikus sugulasi ohtu saata. Julgelt ennustan, et pikemad laevakruiisid kaotavad atraktiivsuse. Lennufirmad otsivad tõhusaid desinfitseerimise vahendeid ja väiksemad butiikhotellid võivad õitseda samal ajal, kui suuremad ketthotellid kaotavad püsikliente. Sellistest majandusefektidest räägin natuke pikemalt. Meie peame ootama, kuni COVID-19 vaibub, enne kui majandus ärkab. Kahjuks meetmed, mida valitsus tegemata jätab, lükkab edasi ärkamisaega. Kõige rohkem mina muretsen väikeettevõtete pärast. Enne viirust umbes 359 000 inimest leidsid tööd Eesti väikeettevõtetes. Valitsus, mis nõuab sotsiaalset distantseerumist, kindlustab väikeste ettevõtete pankrotti.
Kui töölised tööle ei tohi tulla ja kui kliendid on keelatud restoranidesse ja baaridesse, siis pole võimalik nendel ettevõtetel maksta üüri, laenude põhisummatega intressi, rääkimata palkasi. Kui väike ettevõte on suletud 1,5 aastat, siis vaevalt, et omanik on võimeline nullist jälle peale hakata. Pole loogiline, et 1,5 aasta pärast on võimalik samast üürikohta kasutusse võtta. Isegi kui omanik on võimeline ja ärikoht on olemas, kas vilunud töölised on 1,5 aasta pärast valmis tagasi tööle tulema? Kui Eesti kaotab oma väikeettevõtted, siis nende uuesti asutamine võib jääda igavikku. Reaalne on arvata, et muist praegused väikeettevõtted jäävad igavesti kinni. Valitsuselt oleks loota olnud teistsugust käitumist. Selle asemel, et töötukassa kaudu töörahvale sissetulekut garanteerida, oleks võinud valitsus korraldada intressivabad laenud väikeettevõtetele, kes hoiavad oma ärid alles, makstes üüri, palkasi ja muud kulusid. Kui koroonaviiruse puhang on vaibunud, siis võiks laenud andestada nendel firmadel, kes on suutnud hoida oma ärid stardivalmis. Seda ei tehtud, seda ei juhtu ja peame arvestama tööpuudusega ja ühiskonnas vähem teenustega. Pikemat aega oli karta, et jaemüügifirmad virelevad. Paljude noortele oli jaemüügi teenindamine karjäär, aga viirus näitas, et müüja karjäär on ebakindel. Selle järel kindlasti kasvab ka ise teenindamiskassade kasutus. Kaotajad pole ainult väikeettevõtted ja nende töötajad. Koroonaviirus toob endaga kaasa rikkuse vähendamise. Investorid, kelle raha on paigutatud aktsiatesse või kinnisvarasse, kannatavad varade valueerimist. Rahvas hoiab raha kokku ja turg muutub ostjate kasuks. Müüjaid on palju ja ostjaid vähe. Eriti hätta jäävad need, kes laenasid raha, et investeerida kinnisvarasse või aktsiatesse. Nemad ju peavad ikka vastutama põhisumma ja intressimaksudele. Toetusrahade maksmisega valitsuse kassad jäävad tühjaks, sest valitsus pole valmis kärpima oma ametnikude hüvitisi ega palkasi. Need kulutused vajavad rahaallikat. Lihtrahval pole võimalik vööd veel rohkem koomale tõmmata. See tähendab, et valitsuse võlakoormat maksavad ainult maksevõimelised. Need on Eesti rikkamad. On loota, et pärast koroonaviirust on ühiskonna sissetulek ebavõrdsus vähem ja tulevikus elame võrdsemalt. On veelgi positiivset oodata. Valitsemissektori tulude vähenemisega on loota, et kaovad edevusprojektid nagu Rail Baltica, Tallinn-Helsingi tunnel ja mõttetu riigifirmade asutamine ja elus hoidmine. Valitsus pole olnud võimeline Estonian Airi ega Nordicat elus hoida hoolimata rahva rahasüstidest. On loota, et valitsus lõpetab ka Eesti Energia ebaõnnestunud investeeringute toetust ja tegeleb rahva tõsisemate probleemidega. Niikaua kui naftahinnad on madalad, põlevkivi äri pole elujõuline. Ja minu kolmas teema oli poliitika. Rahvad on teineteisest enam sõltuvad, kui need olid Hispaania gripi ajal. Seega koroonaviiruse mõju ei peatu ühegi riigi piiril. Koroonakriis ei ilmu kah ainuüksi, vaid viirusekriis on ainult esimene järk-järgulise kriisi seerias. Viirusekriisile järgneb ülemaailmne majanduskriis. Majandusest olen natuke Eesti koha pealt juba rääkinud, aga rahvusvahelised majanduskriisi tagajärjed hakkavad juba praegu ilmuma. Viimase 2 nädalaga on Ameerika kaotanud 10 miljon töökohti. Aga see on ainult üks häda. Järgnev häda on, kui riigid ei jõua oma võlgu maksta. Kui rahvadel ja firmadel pole tulu, pole ka midagi maksustada. Itaalia sattus kriisi kõigi Euroopa Liidu riikide suurima võlaga
ja on 3. suurim võlglane maailmas. Itaalia võlg kasvab nüüd astronoomiliselt COVID-19 leevendamise kuludega. Samune maksekriis jõuab ka vähem arenenud riikidesse nagu India, Brasiilia, Indoneesia, Nigeeria, sest koroonaviiruse juhtumid kasvavad seal ka. Tänapäeval on nendes riikides vähe juhtumeid, aga arvatavasti väiksemad numbrid olenevad vähesest testimisest. Kui viiruse levik selgub, on nendel riikidel vaja otsustada, kas panustavad raha rahva heaolule või ei tegutse üldse. Kui valitsused proovivad levikut leevendada, siis need riigid ei kannata suurelt ja kiirelt kasvavat võlakoormust, sest neil pole olemas suur hulk maksujõulist rahvast. Maksekriis jõuab ka nafta tootvate riikidesse. Isegi siis, kui Saudi Araabia ja Venemaa suudavad omavahelist tüli lepitada, toornafta kasutus ja sellega nafta hind on kokku varisenud ja polegi loota, et nafta hinnad tõusevad lähimatel aastatel. Madal nafta hind ähvardab elukvaliteeti ja valitsuste stabiilsust nii Venemaal ja Saudi Araabias kui ka Liibüas, Iraagis, Iraanis ja Venezuelas, sest nende valitsuste sissetulek oleneb suurelt nafta hinnast. Nendelt riikidelt on loota ainult põgenikke, poliitilist segadust, revolutsioone, mahasurumisi ja isegi terrorismi. Maailm jõudis sellesse pandeemiasse 2 väljakutsega. Esimeseks, maailm on võlgade käes. Globaalne SKP on umbes 90 triljonit dollarit, aga avaliku sektori ja eravõlg ulatub 260 triljonini. Võlg on ligi 3 korda suurem kui sissetulek. 2 juhtuval majandusel, USA-l ja Hiinal, on avaliku ja erasektori võlg SKP-ga suhtega 210% ja 310%. Need arvud oleksid juhitavad, kui poleks see teine väljakutse. Globaalne koostöö on kokku kukkunud. Traditsiooniline rahvusvahelise koostöö juht ja korraldaja Ameerika on sellest rollist täielikult loobunud. Eelmisel kuul ei suutnud G7 rahvusvaheline koosolek avaldust välja anda, kuna Ameerika ei aktsepteerinud ühtegi avaldust, mis ei nimetanud koroonaviirust Wuhani viiruseks. Sellised keskkooli tasemel vaidlused ei ennusta vajalikku koostööd USA ja Hiina vahel. Mina usun, et pärast viiruse kriisi peagi kõikidel maailma riikidel on likviidsuse kriis. Likviidsuse puudumist on võimalik leevendada riikide enesekindluse, usaldusväärsuse ja pädevusega. Kui sa usaldad oma võlglast, siis on võimalik viivitusi andestada. Aga kui usaldust pole, siis kaob iga koostöö stiimul. Seepärast ma ennustan Ameerika võimu kahanemist. Ameerika käitumine koroonaviiruse kriisis on olnud amatöörne kui mitte lapselik. Valitsuse tasemel vassimine, valetamine ja vastusetus on jõudnud selle tasemele, et Ameerika reaktsioon kriisile on maailmas kõige nõrgem ja asjatum. John Hopkinsi ülikooli uurimised näitavad, et nakatute protsent ja surnute protsent Ameerikas ületab vastavaid protsente teistes riikides. Ameerika valitsus on näidanud, et ta on täielikult võimetu organiseerima viiruse vastu võitlust. Valitsus ei suuda organiseerida kaitsemaske, kaitseriietust ega ventilaatorid. Igapäevased pressikonverentsid näitavad, et eksperti hinnangud ja nõu jäävad tähelepanetud. Ameerika valitsuse impotentsus mõjub oma rahvale valusalt, aga see ebakompetentsus paistab silma ka Ameerika liitlastele. Kas teised riigid võtavad Ameerikat enam tõsiselt? Jääduseks. Isegi Ameerika sõjaväe valmisolek on küsitlev.
Ameerika tuumalennukikandja Theodore Roosevelt maandus ootamatult Guam baasil, sest umbes 100 matrust olid koroonaviirusega nakatud. Selle asemel, et meeskonda laevalt maha lubada, laeva puhastada ja desinfitseerida ja meeskonda asendada, vallandati kapten, kes kaebas viiruse leviku pärast. Ma olen ennegi vist hädaldanud, et Ameerika suured investeeringud lennukikandjate peale ja tuumaallveelaevadele peaks ümber mõtlema. Need on ju kallid riistad, mis seilavad ringi otsides hukkamisvõimalust. Theodore Roosevelt juhtum näitab, kui lihtsalt võib üks madruse armuke hukata maailma kallimat sõjarelva. Veel hullem on näide, kui väheselt hinnatakse sõjaväelisi, kes riskivad oma elu, et Ameerikat kaitsta. Nende tervis oleks pidanud olema tähtsam kui kapteni karistamine. Kaptenit ei oleks pidanud karistama selle eest. Teiste suurriikide käitumist peab kaaluma koroonaviiruse valgusel. Hiina poliitiline süsteem takistas viiruse andmete kogumist. Ükski parteitööline ei tahtnud halba uudist pealinna edastada. Pole võimalik varjata viirusega surmajuhtumeid ja kunagi oma rahvas nõuab valitsuselt taas arvestust. Putini Venemaaga on sama mure. Mina küll ei usu, et viirus ei levi Venemaal niisama kui mujal maailmas. Kui tuleb välja, et Putin pakkus abi eelisjärjekorras võõrriikidele, see võib talle maksma minna. Madal nafta hind ja rahva pettumine valitsusse ei ole kaua valitsemise retsept. Ja tahes-tahtmata viirus levib nii Pihkvas, Jaanilinnas ja Karjalas. Kas Eesti ja Soome on valmis rahvuskaaslasi aitama või jälgima Reformierakonna poliitikat ja keerame selja siis oma rahvuskaaslastele? Kas valitsusel on julgust toetada oma rahvast, kes elab Eesti ametliku piiride sees? Selliseid mõtteid on veel palju, aga jutt läheb väga-väga pikaks. Võib-olla oskate minust paremini ennustada, mis ees seisab. Kas Põhja-Korea valitsus suudab läbi elada viiruse leviku? Kas USA dollar püsib maailma reservvaluutana? Kuidas ususektid seletavad pandeemiat? Ja kas jääme süvariiki usaldama kriiside leevendamiseks või usaldame demagooge? Ja kas meie jääme oma puhkuseid veetma autosõidu kaugusel kodust või julgeme jälle ennast toppida üksteise lähestikku lennukites ja laevades? YouTube'is võite oma kommentaarid lisada alla.